kui me räägime ajavahemikust umbes 2 nädalat enne võistlust, siis seal kuskil 10 päeva enne võib teha veel väikese sellise mahutsükli, natukene rohkem jooksta, proovida ütleme järgi teha seda, mida võib-olla ei ole varem teinud, aga viimasel nädalal on ikka oluline juba puhata, et siis on oluline mitte et kodus pikutada, vaid teha selliseid kergemaid treeninguid, võimelda, mõned kiiremad liigutused, et päris viimasel nädalal enam mahtu ei ole mõtet korjata, sest muidu jooksurajal tekib väga järsk väsimus ja see ei ole hea. Ega midagi väga parandada ei anna, on võimalik ära rikkuda hoopis, et ma arvan, et selleks ajaks peaks kõik asjad juba tehtud olema, eelkõige need jooksjad, kes lähevad 23 kilomeetrit jooksma, et nendel inimestel peab olema ikkagi piisav treenituse olemas olema. Aga need, kes 10 kilomeetrit lähevad jooksma, need ei peaks väga midagi oma igapäevast tegevust muutma, teevad kõik asjad nii, nagu nad siiamaani on teinud ja lähevad rõõmsalt jooksevad selle 10 kilomeetrit ära. Puhkus on väga oluline, seda tihti just algajad jooksjad ei oska hinnata, nad mõtlevad, et puhates kaob vorm, aga tegelikult puhates, õigesti puhates vorm just nimelt tekib ja selle tõttu ei maksa üle pingutada, et viimasel nädalal saavutusvõimet parandada minu hinnangul enam võimalik ei ole selleks konkreetseks võistluseks. Kardetakse puhata, et ikkagi tahetakse veel ja veel joosta, aga sellisele pikal distantsil 23 kilomeetrit, seal peaks juba piisava puhkuse varuga minema, et organism on värske, et seetõttu peaks viimasel 2 nädalal ikkagi tunduvalt oma treeningmahtu, kas siis tunde või kilomeetreid, kuidas keegi oma treeningtunde või treeningkilometraaži üles märgib, vähendada, et nii organism oleks täielikult puhanud, lihas oleks värske, et siis on ka see tulemus maksimaalne. Ületreening on väga ohtlik, et ma nooruses olin patoloogiline ületreenija. Mulle tundus, et enne võistlust on nagu rumal koormusi alla lasta selle tõttu, et varsti tulevad ju järgmised võistlused ja nendeks tuleb ka valmistuda, aga see tagantjärgi tarkusena on muidugi rumal, et iseenesest tuleb fokusseerida või keskenduda paarile olulisele võistlusele ja siis selle järgi plaanid seada ikkagi enne olulist võistlust. Ei ole mõtet kilometraaži koguda, tuleb järgi anda natukene, nagu ma ütlesin, puhata.